Tervitused! Täna 29. detsember ja tuli hea idee teha midagi ebatraditsioonilist aastavahetuseks. Seega olen tulnud siia Kaupmehesse ja hakkame otsima searibi. Seega lähme poodi ja vaatame, mis me leiame. Poes käidud ja ribi ostetud. Ribi siis on 1,8 kilo ja maksis ta 16,20. Kohe ma siis näitan teile, milline ta välja näeb. Selline see ribi siis välja näeb. Lähme siis koju, vaatame, mis me taga edasi teeme. Käes on teisipäev. Ribi on sulanud ja sellega on üks pull asi. Ribi sulas pooleks. Ma kohe näitan, mida ma selle all silmas pean. Ribi on mul nüüd siin. Sulas ta lahti. Tähendab, sulas ära. Ja läks niimoodi pooleks. Jah, ma ei oska midagi öelda. Pole ennem sellist asja juhtunud. Aga tuleb siis tegeleda sellega, mis on. Selle paberist alt ära. Esimese asjana, mis tuleks teha, tegelikult oleks nüüd ära vaja võtta ribi peal, või tähendab ribi teeb küljes olev membraan. Tuli päris hästi ära, vahel ei õnnestu nii hästi. Nii, membraan on võetud, nüüd hakkame tegelikult maitsestama ribi. Selle jaoks kasutame oliiviõli, määrime sellega kokku ja maitseained, mida ma täna siis peale panen, on Devil Dust, see on üsna vürtsikas, natuke chili helbeid, barbecue smoky beeg ja Adam's Rib. Neid kahte saab osta Maximast, seda saab osta Prismast ja seda realiseerimiskeskusest, mida enam ei ole. Tähendab, seda enam ei ole. Realiseerimiskeskus on täitsa alles. Nii, ega siin ei olegi muud midagi. Määrime liha ja selle alumise osa siis kokku oliiviõliga. Võib ka kasutada sinepit ehk siis seda nii-öelda Soome sinepit, sellega kokku määrida. See mingit maitset ei jäta, aga hästi hakkab lihale külge. Maitsestan kohe ära ja olen teie juurest tagasi. Nii, ribi on ilusti maitsestatud. Aeg keerata toidukilesse ja panna külmkappi laagerduma, sest tegema hakkame seda homme päeval. Ribi on nüüd ilusti kilesse mässitud ja selle paneme umbes 24 tunniks külmkappi laagerduma ja mis sellega edasi saab, seda näeb siis juba homme. Oleme jõudnud 3. päeva. Ribi on võetud külmkapist välja, kilest välja ja idee järgi on teda aeg siis nüüd barbecue ahju või munagrilli või kuidas keegi seda kutsub sinna viia siis küpsema. Ma korraks näitan ka ribi lähedalt. Selline ta siis välja nüüd näeb. Maitseained on ilusti sulanud. Nüüd on aeg ahi 120 kraadise temperatuuri juurde ajada ja liigumegi siis koos nüüd ahju juurde. Oleme jõudnud ilusti ahju juurde. Mis meil on nüüd vaja teha? On see paar asja.
korraks siis eemaldame restid, on kuramuse kuumad. Hea küll, ma panen tõesti siia peale. Ja lisame majutusplaadid. Loomulikult enne majutusplaatide lisamist paneme õunapuud ja leppa, sest me anname suitsu ka ribile. Nüüd lisame hajutusplaadid. Hajutusplaadid on mul keeratud fooliumisse sellepärast, et ei rikuks seda kivi ära. Nii. Lisame tagasi restid. Ja nüüd tõstame ribi siis siia restile. Surume ta suures osas kokku. Ja sulgeme kaane. Nüüd, kui ribi on meil lisatud ahju või grilli, siis järgmised 2 tundi ei olegi midagi teha, lihtsalt tuleb oodata. Mina sätin nüüd taimeri 2 tunni peale 120 kraadi juures ja siis vaatame, mis me taga edasi teeme. Möödas on 2 tundi ja nüüd olemegi jõudnud siiamaani, kus me võtame selle liha siit grilli pealt korraks maha, et sellega üht-teist toimingut teha ennem, kui ta grilli tagasi tuleb. Võtame ta siis välja. Nii. Ahah. Täitsa kena näeb välja. Ma pean kindlad kätte panema, sellepärast, et ta on üsna kuum. Panen uuesti kinni selle. Ja nüüd liigume sellega tuppa, et teha mõned protseduurid. Oleme jõudnud nüüd nii kaugele, kus ribi tuleb sisse mässida. Tõstan ta korraks eemale. Tõstame selle ribi nüüd ilusti siia fooliumi peale. Ja laome alla tükeldatud või, umbes niimoodi. Niimoodi enam-vähem võrdselt. Paneme peale mett. Ja barbecue kastet. Igaks juhuks segan selle läbi. Mul on koola barbecue maitse. Nii. Paneme seda smoke'it ka. Ja keerame ribi tagurpidi peale. Ja siinpool täpselt samamoodi. Nii. Lisame mett. Ja nagu ennist barbecue kastet siis. Ja see sai tühjaks. Ja lisame sondi, millega me hakkame siis temperatuuri mõõtma. 180 kraadi. 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 180 kraadi.
Temperatuuri tahaks näha 94-95 kraadi. Ja pakime ta nüüd sisse. Ja ahju tagasi. Nii, oleme jõudnud masina juurde tagasi. Tõstame liha uuesti grillile ja ühendame sondi aparaadiga. Temperatuuri, mida me nüüd taga hakkame ajama liha puhul, on siis kuskil 93-94. Ahju temperatuuri tõstame 130 peale. Oleme nüüd nii kaugele jõudnud, et liha temperatuur või ribi temperatuur on siis 94 kraadi. Nüüd on ta aeg välja võtta, natukene veel pintseldada ja siis tagasi 5 minutiks, kuni siis ta on nüüd lõpuks valmis puhkama minema ja lauale. Aga kõigepealt võtame ta siis välja ja pintseldame teda barbecue kastmed. Nii, siin ta siis meil on nüüd on. Panen tolle uuesti korraks kinni. Jätan vist kindad kätte, sest ma arvan, et on üsna tuline. Ribi on iseenesest siin ja nüüd ma peaks saama selle kuidagi teise aluse peale. Siin ta meil on. Panen natukene barbecue kastet peale siia. Ja siis pintseldan laiali. Ja nüüd ta lähebki tagasi ahju umbes 5 minutiks. Kui ta nüüd ahjus on olnud ära 5 minutit ja see barbecue kaste ei ole enam nii vedel, siis ta on valmis. Siis tuleks ta uuesti pakkida fooliumisse ja lasta tal 20-30 minutit puhata ja siis hea maitsta. Sellega ma jään nüüd ise edasi tegelema. Soovin teile kõikidele kaunist aastavahetust, head vana aasta lõppu. Ja näeme jälle järgmisel aastal uute saadetega, videotega, uue sisuga. Pange siis videole like ja tellige kanal või subscribe'ida kanalile, kuidas kellelgi on. Kaunist õhtu jätku kõigile. Tšau, tšau.